Tervist minu poolt. Kui mind kutsuti siia esinema ja kui Raigo pakkus välja teema, et võiks rääkida siis eduka rahvusvahelise tootmise ja müügivõrgustiku rajamisest, siis ma mõtlesin, et mis siis see on tegelikult, millest ma võiksin rääkida sellega seoses. Ja ma jõudsin nagu selleni, et ma kõigepealt räägin paari sõnaga, mida see müügi- ja tootmisvõrgustik endast üldse kujutab. Ja siis võib-olla pöörduks nagu selle esimese osapoole sellest küsimust, on ta edukas või ta ei ole edukas. Et kõik sai tegelikult alguse siis 20 aastat tagasi, 1994, kui kaks noort meest, Jaan Puusaag ja Jaanus Paeväli, otsustasid, et teeme firma. Ja hakkame vahendama ehitusvahtusid, hermeetikuid läänest itta, ehk siis Euroopast, Taanist, Türgist, igalt poolt mujalt Venemaale. Mõeldud tehtud, firma tehti ära, hakati müüma, äri hakkas liikuma, kuni siis mõne aasta pärast jõudsid nad arusaamale, et ega selle vahendustegevusega ikka väga pikalt ei sõua. Et tuleks mõelda selle peale, et peaks hakkama ise tootma. Otsiti sobivad partnerid, see sobiv partner leidus selle sama Taani vahutootja näol, kelle käest seni vahtu osteti, kes siis oli nõus müüma esimese tootmisliini, müüma esimese vahuretsepti või litsentsi, mille alusel tootma hakata, ja 1998. aastal, siis eelmise sajandi lõpus, alustatigi vahu tootmist. Väga täpselt suudeti see vahuliin käima panna ja sisuliselt piltlikult öeldes järgmisel päeval algas Vene kriis. 1999. aasta veebruar, ajalooline kuu Krimelte ajaloos, kus see vahutootmistehas, see vahuliin ei tootnud mitte ainsatki ballooni vahtu. Ühtegi pudelit ei olnud müügis. Nad arutasid veel omavahel seda, et kui nüüd oleks ühe pudeli müünud, siis see oleks ilmselt maailma kõige kallim omahinnaga pudel olnud. Aga kriis hakkas siis vaikselt tagasi tõmbuma, õnnestus uuesti taastada müügid, rahad hakkasid uuesti liikuma ja ütleme, et kuna siis mitmed lääne konkurendid olid selle Vene kriisi hirmus või tulemusena Vene turult tagasi tõmbunud, siis Krimelte mõnda aega tundis ennast nagu vabal suurel laial ookeanil, sai purjetada üksi, keegi väga seal segamas ei olnud ja tegelikult nende aastate selline põhiprobleem oli see, et kuidas selle kasvava nõudlusega toime tulla. Tähendab, ikka ja jälle aastat oli see, et nüüd me peame selle uue liini panema, pagan selle tarnetähtaeg on nii pikk. Saime ta üles, nüüd järgmine aasta on jälle tagatud, me suudame selle mahu ära toota. Et see oli aastad, kus müügid kasvasid 30% aastas keskmiselt ja tegelikult probleem ei olnud mitte selles, kuidas kaubast lahti saada, vaid probleem oli selles, kuidas ära toota see, mida sealt tellitakse. Aga ka see olukord muidugi muutus. 2004 oli siis juba nii palju purakad sees, et otsustati, et peab Lätti minema. Tehti tütarfirma Lätti ja tegelikult järgnevad aastad oli siis ka üsna oluline siis edasiste selliste strateegiliste laienemisotsuste vaatenurgast, ehk siis pandi teatud alused, ehk siis brändi loomine, ERP, ehk siis mis eestikeelne vaste on, nagu siis majandustarkvara juurutamine ja niisugused asjad. Ja aasta 2007 siis oli järgmine samm, järgmine laienemine, ettevõtte müügifirma Rumeenias ja tootmine Venemaal. Tootmine Venemaal, see oli tol hetkel kaks sellist põhilist põhjust, üks oli selline natuke poliitiline, ehk siis me mäletame tõenäoliselt või paljud teist siin ka mäletavad, mina mäletan ka, neid pikki piirijärjekordi, mis olid Narva või ütleme Vene piiril üldiselt, autod seisid 10 päeva, 2 nädalat kohati ja tegelikult see tekitas tihti sellise küsimuse, mis siis saab, kui piir üldse kinni läheb. Nii et ühes mõttes selline poliitiline riskimaandamise moment oli see, et kui on see tehas seal, siis mingi aja elame üle, kui piir kinni läheb ja kui me ei saa siit Eestist sinna kaupa saata. Majanduslik moment tekkis sinna juurde sellest, et Vene tolli reeglitega on siis sellel samal vahuballoonil on oma miinimumhind, aga Vene turu eripära on see, et seal müüaks ühest küljest väga kalleid tooteid, väga kvaliteetseid tooteid, aga teisest küljest on seal päris suur turuosa ka sellistel vähe täidetud, et see suur balloon on ainult, seal on võib-olla mingisugune 200 grammi, 300 grammi või milliliitrit on seal sees
ta on kerge, ta on odav ja tegelikult tema oma hind on madalam kui see tolli miinimum. Ehk siis, et kui seda sisse tollida, tuleks tegelikult rohkem maksu maksta, kui see asi tegelikult väärt on. Nii et see andis sellise majandusliku mõõtme sellele Vene investeeringule juurde. Kui vaadata tolle hetke sellist müügiportfelli, siis tegelikult 75% Krimelte müügist oli Venemaa, 14% oli Noba, see on meie enda selline sisemine žargoon Nordic Baltic, ehk siis Põhjamaad ja Balti riigid, 9% Kumb, ehk siis Kasahstan, Ukraine, Moldova ja Belarussia, ehk siis ülejäänud need SRÜ riigid olulisemad. Ja siit on tegelikult näha, et siis Euroopa, Lõuna-Euroopa, Lääne-Euroopa ja mingid muud riigid mujal maailmas tegelikult moodustasid ainult 2% müügist 2007 aastal. 2008 oli siis sellise ekstensiivse laienemise aasta. 2008 me ostsime tootmisettevõtte Taanis, ostsime ehituskeemia materjalid, ehituskeemia tootmisettevõtte Elastra Eestis, Temsi fassaadilahenduste tootmise Eestis ja jällegi tabasime nagu naelapea pihta, ostsime need ettevõtted ära, algas kriis. Järgmised aastad, 2009 näiteks, oli selline natukene damage management, et just ennekõike nüüd need samad Ukraina ja Bulgaaria müügifirmad, mis 2009 said loodud, oli tegelikult suures osas põhjustatud sellest, et meie Ukraina ja Bulgaaria edasimüüjad olid sattunud suurtesse raskustesse, meil oli meie ees suur võlgnevus, me ei saanud neile kaupa peale anda ja selleks, et mitte seda positsiooni kaotada, mis meil seal turul juba käes oli, tuli teha otsus, kuidas edasi ja see otsus oli see, et teeme oma tütarfirma, me vähemasti hoiame positsiooni seal. 2010 me olime nüüd juba pingutanud kõvasti, eks, aga nagu siit selle koogi pealt näha, Vene turu osakaal 72%, Noba 12%, need muud SRÜ riigid 9%, mis oli oluliselt selleks ajaks kasvanud, oli loomulikult jah, Euroopa turud nüüd on rohkem kui kahekordistunud võrreldes siis 2007. aastaga. See pilt tol hetkel, kui me nii-öelda vaatasime, siis meil tekkis sisemiselt tekkis ütlus, et sööda hunti palju söödad, karu on ikka suurem. Ehk siis, et me küll pingutasime sinna lääne suunale ja tahtsime seda turgu ja müüki kasvatada, me ka suutsime teda kasvatada absoluutnumbrites, aga proportsioonis karu oli ikka suurem, ikka 72%. 2013, tegelikult nüüd näiteks Lõuna-Ameerikasse Brasiilia turule sisenemine toimus küll juba 2009 aastal, aga 2013 me omandasime osaluse siis sealses ehituskeemia tootjas Elastec. Ja käesolev aasta oli siis järjekordne selline ekstensiivsema laienemise aasta algus me ostsime ühe Hispaania pereettevõtte, Olive Química ja see tootmisettevõtte siis Barcelonas ja pluss siis 3 müügiettevõtet Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Portugalis. Et see galaktika, nagu ta siin enam-vähem pildi peal välja on kujunud, et niimoodi ta aja jooksul siis kujunes ja selline ta siis tegelikult täna on. Ja nüüd täna oleme me siis jõudnud ka oma nende ponnistustega nüüd sinna, kus me oleme üritanud jõuda, ehk siis selle Vene turu osakaal tegelikult on tänaseks alla poole, me oleme suutnud seda riski enda jaoks vähendada ja oleme siis suutnud kasvatada siis nende teiste Euroopa turgude ja muude turgude osakaalu oma müügiportfellis turgudel siis Noba 17%, Lääne-Euroopa turud 17%, Lõuna- ja Kesk-Euroopa 9% ja muu maailm 6%. Selle pildiga me juba enam-vähem oleme rahul, et see 72 oli tegelikult üsna murettekitav number seal Vene turu koha peal. Kui nüüd sellest tootmisvõrgustikust rääkida, siis täna on need tootmised siis nagu öeldud Tallinnas, Moskva lähedal, Barcelonas ja Sao Paulos. Väga võrgustikku veel ei ole, ta on nagu võrgu üks selline silm. Kui müügivõrgustikku vaadata, siis siin juba natukene hakkab sellist võrku kujunema, aga see on ka Euroopa põhine. Aga samas meil on tegelikult terve agentide võrgustik, meie edasimüüjate võrgustik, ehk siis täna meie toodangust Eesti turule jääb umbes 3% ja meie toodang on täna müügil umbes 70 turul maailmas. Seal on ka igasuguseid eksoote tegelikult, et kui näete siin üks Kuuba näiteks on päris arvestatav turg meie jaoks, Lõuna-Aafrika, Ghana, Lõuna-Korea,
et tegelikult nagu päris huvitavad, aga see on ka päris palju halja laike veel, kuhu trügida. Sellest võrgustikust ma nüüd rääkisin. Nüüd on ta siis nüüd edukas olnud või mitte. Et see on selline, et kuidas seda edukust hinnata. Et mulle isiklikult meeldib selle koha pealt Sir Winston Churchilli tsitaat, et edukus on oskus sammuda ühelt ämbrilt, ühelt luhtumiselt teisele ilma entusiasmi kaotamata. Et see definitsioon mulle meeldib ja tegelikult selle definitsiooni järgi ma võin öelda, et me oleme üliedukad. Entusiasmi ei ole meil kuskile kadunud, vaatamata sellele, et kolistame ämbrist ämbrisse ja nagu ma mainisin, eks ole, 98 alustasime tootmist, järgnes kriis, 2008 ostsime palju ettevõtteid kokku, järgnes kriis, 2014 ostsime ka ettevõtteid, eks ole. Äkki saab Krimeltest ühel hetkel see kriisi indikaator, et kui Krimelte teeb suurema investeeringu, siis on kriisi oodata. Aga liikudes nüüd nendele välisturgudele ja seda võrgustikku nagu tehes, et mõtlesin, et paari sõnaga sellest, et mis on meie jaoks oluline, et kindlasti kui me vaatame, kuhu minna, mida teha, siis turupotentsiaal, kaubamärk, ka siin eelnevad ettekandjad on rääkinud nii-öelda brändist ja brändi olulisusest, loomulikult inimesed, üks kõige olulisem, see, kes need sõlmed nii-öelda kokku punub seal võrgustikus, aruandlus ja majandustarkvara, ehk siis ERP, finantsid ja last but not least on kannatlikkus. Ka sellest on siin juba juttu olnud. Rääkida turupotentsiaalist, siis meil on selline välja kujunud selline teatud professionaalne kretinism, et kui me kuskil välisturgudel liigume, kui me kuskile uude kohta läheme, siis me tegelikult jälgime, et kui palju on neid aknaid, mis vajavad vahetamist. Ehk siis, et kas nagu kõik on juba nagu uued paketid ja nii edasi või on tegelikult kõik veel vanad, eks, et see on nagu see, et mille järgi me natukene tekitab sellise tunde, et kas siin on midagi teha sellel turul või ei ole. Järgmine asi on muidugi see, et kui palju kraanasid püsti on ja kas need kraanad ka töötavad, kas üldse ehitatakse midagi. Sest et oli ju aeg, kus Moskvas oli kraanasid, oli väga palju püsti, aga nad ei teinud midagi, nad olidki lihtsalt püsti. Ja kolmas küsimus on see, et kui palju üldse peaks ehitama, eks, et on ju piirkondi, kus tegelikult võiks ju väga palju ehitada, kui me võtame kas või Lõuna-Ameerika. Kui rääkida brändi tähtsusest, kaubamärgi tähtsusest, siis meie jaoks on tegelikult väga tähtis, et see Benosil, mille me lansseerisime 2006. aastal ja mida me oleme siis nüüd aasta-aastalt nii-öelda üles ehitanud, see on tegelikult ikkagi väga oluline tugitala selle laienemise juures ja meie nii-öelda see müügivõrgustik ennekõike ikkagi on ennekõike meie Benosili müügivõrgustik. Kuigi jah, meie tänasest nii-öelda müügist 60% on meie oma brändid, 40% me tegelikult teeme private label'id, ehk siis meie kliendi brändi, siis tegelikult see võrgustik ikkagi suures osas on meie enda brändile üles ehitatud. Inimesed. Need inimesed, kellega me seda võrgustikku rajame, need, kes seal nii-öelda välisturgudel meie emissarid on, me ise viskame naljad, nad on nagu partisanid vaenlased agalas. Et me anname neile mingisuguse sellise elementaarse relvastuse, anname nii-öelda tootesortimendi kätte, anname hinnakirja kätte, et see nüüd mine ja võitle seal. Nad peavad olema suhteliselt iseseisvad, nad peavad olema pigem sellised ettevõtja tüüpi inimesed ja tihti on ka see, et need, kes juba on ettevõtja tüüpi, nad on juba ka ettevõtjad, ehk siis nad ei ole enam meie jaoks saadaval seal nii-öelda koha peal. Aga oleme ikka leidnud. Loomulikult nii kauge vahemaa tagant on hästi oluline see, et on selline usalduslik suhe ja see lojaalsus on tagatud. Keeleoskus. Ma kuulsin siin juba ka täna nii-öelda kuluaarides seda keeleoskuse teemat korra ja tegelikult see on nagu üks asi, mida me võib-olla siin isegi ei kujuta ette. Eestis me enam-vähem saame inglise keelega ju kõik hakkama, eriti nüüd selline noorem ja keskealine põlvkond ei teki nagu probleemi, aga minnes nagu välisturgudel, eriti suurtel turgudel ja suured rahvad, ei kipu teisi keeli rääkima kui oma emakeel. Võtame Venemaa, võtame vene keele, aga sama kehtib ka inglaste kohta, sama kehtib prantslaste, sakslaste, hispaanlaste kohta. Ega ei ole nii-öelda tüüpiline, et sa saad seal inglise keelega hakkama. Esimene tsitaat, mis ma tõin, siiamaani hingelähedane, see oli aasta 2007, kui me Venemaal alustasime oma toimetamist ja kui me Vene tehasele otsisime pearaamatupidajat. Ja kui me selle
spetsialistiga seal arutasime, et mis omadused ja mida see peaks endast kujutama ja kui ma siis nagu lõpuks talle ütlesin, et, no, et inglise keele oskus on ka oluline, sest et saaks meie raamatupidajatega suhelda, siis ta vaatas mulle sellise etteheitva näoga otsa, et kuulge, palun otsustage nüüd ära, kas te tahate raamatupidajat või kedagi, kes oskab inglise keelt. Et see nagu näitas tegelikult selle positsiooni kätte tol hetkel. Ja et sellega nagu hakkama saada, et sellest probleemist üle olla, siis tegelikult on meil täna oma eestlane Sao Paulos. Üks noormees, kes leidis oma armastuse seal, kolis sinna elama ja täna on siis juba 4-5 aastat aidanud nii-öelda meil kliendisuhteid hoida, meie tooteid seal müüa. Meil on oma hiinlane siin Tallinnas, ehk siis üks hiinlane, kes elab Eestis ja kes aitab meil Hiina kontakti hoida. Meil on oma egiptlane siin, kes elab siin, kes aitab meil Araabia maadega kontakti hoida. Meil on oma taanlane, ta on Taanis, ta on Euroopas, ta müüb meie kaupa seal. Ehk siis paratamatult me peame ise kohanduma sellega, et me saaksime suhelda nende turgudega. Ja tuleb ka hispaania keelt õppida ja vene keelt ja kõiki muid keeli, eks. Ja õige inimese leidmine on kindlasti selline asi, mis võtab aega. Et siin ma olen lihtsalt paar näidet välja toonud, ehk siis selle aja jooksul Venemaal meil oleme pidanud juhti vahetama, me oleme pidanud tootmisjuhti vahetama Venemaal, meil on juba 3. pearaamatupidaja Vene tehases selle aja jooksul, meil on 3. juht täna Rumeenia tütarfirmas, meil on 2. juht Bulgaarias ja Kasahstani näide on see näide, kus me tegelikult peamegi tunnistama, et me ei suutnudki selle pika vahemaa tagant ja see kultuuriline erinevus nii suur, me ei suutnudki seda tütarfirmat seal toimimas hoida ja me pidime kinni panema. Ehk siis, et tegelikult nagu üritasime, aga ei tulnud välja. Ehk siis inimesed, see on see, kes sõlmib need võrgustikud kokku. Nüüd majandustarkvara ja aruandluse pool. Me kõik ju teame, et selline juhtimisaruandlus, tagasiside on juhtimisotsuste jaoks nagu ülioluline, et saada nii-öelda liikuda õiges suunas, saada õigel ajal teada. Me oleme üritanud aastate jooksul väga palju nii-öelda kohaliku tarkvara põhjal seda asja lahendada, Venemaal Adines, eks ole, Tildes Jumis Lätis või Navision Hispaanias, Prantsusmaa tütarfirmas on SAP Business One, Sage on Ühendkuningriigis. Jah, mingi tasemeni ta toimib, mingi tasemeni saab ka Exceliga, aga tegelikult nii-öelda, kui tahta seda võrgustikku kõike juhtida, siis on ikkagi tegelikult üks lahendus, on üks platvorm, üks tarkvara igal pool. Meie puhul on siis tegemist Axaptaga, ma nüüd nii palju täiendaks, et see ei tähendanud mitte seda, et Axapta on ainukene, mis välja veab, et siin Axapta asemel võib olla ka mõni teine nimi, aga meie puhul konkreetselt on tegemist siis Axaptaga. Ja me oleme tänaseks siis selle Axapta platvormi tegelikult juurutanud oma kõigis Eesti tütarfirmades, Lätis, Leedus, Rumeenias, Vene tehas töötab Axaptaga, just läksime Portugalis laivi Axaptaga ja järgmise aasta suur projekt on siis selle Hispaania tootmisettevõtte Axaptale üleviimine. Ehk siis, ja see tegelikult tagab selle kiire online nii-öelda info aruandluse, mis siis aitab teha õigeid otsuseid või paremaid otsuseid, ütleme niimoodi. Finants ka loomulikult väga oluline, et 2 tütre isana ma tean väga hästi, et tütred on väga kallid, seda nii otseses kui kaudses mõttes, ehk siis nii selles mõttes, et nad on väga armsad, aga ka nende peale kulub ka väga palju raha. Ehk siis ka need meie tütred tegelikult, kui ma vaatan nii-öelda deebitoride aruannet, siis meil on seal tütardes ainuüksi on väljas täna kuskil mingi 7-8 miljonit euri. Lisaks veel investeeringud, laenud ja kõik muu, mis sinna on tehtud, et see on tegelikult kallis, aga ta annab jällegi teatud tulevikuvaates annab oma tulemused. Jah, ja kannatlikkus. Kannatlikkus on väga oluline omadus, sest et see tulemus võtab aega. Seda oli siin ka enne juttu, et keegi ei oota meid seal turgudel ja tegelikult on seesama Stig, seesama meie taanlane, kes Taanis toimetab, mees, kes tegelikult on selles äris olnud 20 aastat, kes teab nii-öelda kõiki tegijaid ja kliente Euroopas. Ta tuli meile 2010 tööle ja tegelikult esimesed 1,5 aastat me vaatasime seal tihti müügidirektoriga teineteisele otsa, et kas me hoiame teda või me ei hoia teda, ta nagu töötab, ta nagu midagi teeb, tulemust ei ole.
Tulemus hakkas tulema tegelikult siis 2012 oli juba nagu näha, et midagi hakkab tulema. 2013 kolmas aasta 36% müügikasvu, 2014 sel aastal juba üle 50% müügikasvu. Ja kui vaadata, mis tal nii-öelda torus on, tellimused ja potentsiaalsed kliendid, siis suure tõenäosusega järgmise aasta ta tuubeldab oma müüki. Ehk siis, et see tulemus tegelikult reaalselt võtab ikkagi aega. Analoogne näide ka meie Rumeenia turult, kuhu me läksime 2007. 2009 kolmas aasta suutsime 500 000 euri käivet teha. 2012, kuues aasta, saime üle miljoni ja tegelikult siis käesoleval aastal jõuame selle 2 miljoni juurde. Ja tegelikult me ise ütleme, et see 2 miljonit on umbes see tase, kus see äri hakkab ennast ära tasuma. Ehk siis, et sinnamaani maksad sa tegelikult ärile peale. Ja siis, kui sa suudad seda müüki kasvatada üle 2 miljoni, siis hakkab see asi juba nii-öelda tagasi sisse tooma. Ehk siis, muidugi Rumeenia puhul tuleb ka öelda, et me ikkagi tabasime jälle seda kriisi, eks, et seal on ikka 2009, 10, 11 on ikka sügav kriis olnud, et praegu mingil määral hakkab see nii-öelda maa ja turg jälle kosuma. Tulevik. Ehk siis strateegiliselt loomulikult me täna näeme, et ostetud Hispaania ettevõtte Olive ja ütleme, tema turgude ja kogu Lõuna-Euroopa turgude integreerimine, see on üks väga oluline, kuhu suunda me tahame edasi liikuda, kus me näeme suurt potentsiaali. Ja samas loomulikult, Prantsusmaa hetkel on natukene majanduslikult sellises, Itaalia räägitakse, et kas ja kuidas ta edasi areneb. Õnneks Hispaanias on vähemasti nokk ülespoole juba nüüd siin olnud, et müügid kasvavad ja tundub, et turg kosub, aga siiski, selles regioonis on meie jaoks väga suur potentsiaal. Ja ütleme, et siis teine väga suure potentsiaaliga piirkond meie jaoks on siis Aasia, ennekõike siis Hiina ja India, kus meil ka hetkel väga konkreetsed läbirääkimised on käimas ja me ikkagi hetkel vähemasti oleme veel veendunud, et mingisuguse koostööni seal jõuame ja midagi me seal tegema hakkame. Aga ega seal ei tea kunagi täpselt, et kaua see asi aega võib võtta või kui kiiresti selle tulemusi. Ma võin öelda, et Hiinas me juba nii-öelda loome neid kontakte vähemasti 3 aastat ja me ei ole sinna veel peale näidiste midagi saatnud, et nüüd vähemasti on meil nii-öelda suusõnaline lubadus, et esimesed näidised võime sinna saata nii-öelda konteineri kujul, ehk siis esimesed 2 konteinerit võiks saata näidisteks. Jah. Aga ütleme, et see turg kui tervik, kui me nüüd räägime sellest vahutootmisest, siis kuna puitmaja tootjad ütlesid, et Eesti on number 1 Euroopas puitmaja tootja, siis Eesti on ka number 1 Euroopas vahutootja, ehk siis peale meie on siin veel üks suur tehas Pärnus ja me kahekesi kokku oleme ikkagi Euroopas number 1 nii-öelda vahutootjad. Ehk siis, aga kui nüüd võtta meie 35 miljonit ballooni vahtu, mida me aastas toodame, siis tegelikult nii-öelda sellest meie regiooni turumahust on see selline umbes 11% ja selle 11%-ga oleme selline tubli 3/4 tegija Euroopas. Et arenguruumi tegelikult justkui paistab veel olevat piisavalt ja kui me võtame siis terve selle liimi ja hermeetiku maailma turu, siis meie oma 40 000 tonni liimide, hermeetikute, vahu ja kõige muuga tegelikult oleme alla 1% kogu sellest turust. Nii et ka siin tegelikult on nii-öelda meie regioonis isegi veel väga palju ruumi kasvada. Nii et entusiasmiga edasi ja oleme alati nii-öelda värske vere otsingutel, et tänud tähelepanu eest. Suur tänu sulle. Meil selles mõttes läks nagu hästi ja meil see otsus, see tütarfirma seal kinni panna tehti nagu lihtsaks, et meil oli selleks ajaks tekkinud selline täiesti arvestatav edasimüüja kohaliku ettevõtte näol ja tegelikult me saime nii-öelda nendega päris hea kokkulepe, ehk siis nad võtsid tegelikult üle meie meeskonna enda ridadesse, nad võtsid üle meie laojäägid, mis meil seal olid ja nad jätkasid nii-öelda seda Benoselli müüki seal ja tegelikult Kasahstani turg on meil ilusti kasvanud, aga lihtsalt, et me ei suutnud seda ise manageerida siit kaugelt ja ikkagi parem on, kui kohalik ettevõtja seda koha peal teeb. Mul tekkis vahepeal üks küsimus, et kuidas te neid inimesi leiate? Neid õigeid inimesi, kes teil välisturgudel on, et kuidas te neid üles leiate? No, nagu ma siin näitasin, et ega me alati esimese korraga ei leiagi, eks. Et tuleb ikkagi mitu korda otsida, aga ma usun, et ütleme, et ühest küljest meil on ka meie nii-öelda
personalijuht või personalidirektor on päris hea ninaga ja noh, eks on võib-olla mingid sellised väikesed nipid või sihtrühmad välja kujunenud, et kus me kõigepealt vaatame, eks ole, et noh, kes juba natukene nii-öelda on seda toodet nuusutanud ja teab, mis see toode endast kujutab ja ütleme, et sealt siis nii edasi vaadata, et kes siis võiks sobida, aga tuleb katsetada, eks, nagu ütlen, esimese korraga ei ole ikkagi alati klappinud see asi. Kui ma võtan kas või selle sama Rumeenia näite, siis noh, pigem me leidsime enne inimese ja siis selle inimese ümber tekitasime müügiettevõtte kui vastupidi, et me tegime müügiettevõtte ja siis otsisime inimest. Tänaseks on see asi natukene teistele põhimõtetele läinud ja tegelikult me oleme ikkagi täna väga selgelt pannud paika, mismoodi meie müügiettevõtete struktuur välja peaks nägema. Me oleme loobunud, kui meil oli siin ka mõni aeg nii-öelda ambitsioon, et me teeme kõike ise, siis tegelikult tänaseks me logistika ostame sisse, ehk siis 3PL-i ladustamine väljaspool maja, distributsioon väljaspool maja, ehk siis, et meie nii-öelda müügiinimesed tegelevad ainult puhtalt müügiga, meil ei ole oma ladu enam nendes regioonides, meil ei ole laomehi, see on nagu väga selgelt see põhimõte, kuidas me seal töötame. Aga noh, algus oli ta pigem see, et kuidas juhtus, jah, tuleb tõele au anda.